Euroopa võitlusspordifestival 2026 ja Class 5 raames astub puuri Markus Tammik, 3-0, sinu rekord, kõik võidud sinu omad. Tuleb 4. Tuleb 4. muidugi, ei ole mingit küsimust. Kuidas sa valmistud? Valmistun lihtsalt, teen trenni. Nõme on nüüd see, et meil tuleb Invictas väike paus sellel ajal, kui meil järgmine võistlus tuleb, aga võistlusest valmistumine on ikkagi tavapärane. 2 trenni päevas, 1 trenni päevas oleneb päevast ja nii ta lähebki vaikselt. No Markus, me jõuame sportlikult kindlasti rääkida kõigest, nendest võitudest ja kaotustest siin selle kuni klassini perioodi jooksel, aga räägime ühest teisest poolest. Mida võitlussport sinus kui inimeses on muutnud? Mida sa näed, milliseks meheks sa muutusid tänu võitlusspordile? Kindlasti väga palju rahulikumaks, et selline üldine zen-olek on kogu aeg on peal. Murede lahendamine eraelus on kindlasti läinud rahulikumaks, mõnusamaks, meeldivamaks, ühesõnaga rahulolevus on tekkinud selle võitlusspordiga iseendast. Saad sa tuua mõne näite ka mõne mure põhjal, mida avada? Et võt, sul oli selline mure, sa tulid trenni, sa hakkasid teistmoodi mõtlema, midagi muutus? Mingi kindlat mure võib-olla ei oskaks välja tuua, et pigem see, kuidas neid lahendatakse, et eraelus... Mitte rusikatega ja kaine peaga, et tööl on just selline, et ma töötan enda ehitusettevõttes ja selline jooksev murede lahendamine, mingite olukordade lahendamine on igapäevane asi ja tänu, ma arvan, võitlusspordid on rahulolu tekkinud, et ei lähe paanikasse, kui midagi juhtub, kui midagi on puudu, siis tood oma asja ära, mitte hakka mõtlema, kus seda saada või ühesõnaga, et kaine mõistus on kogu aeg ja tead, mida tegema peab, selge pilt on ees. Kuidas sa seda tasakaalu hoiad, et kui sa tahad ikkagi sellisel tasemel teha sporti, ongi 1 trenn või 2 trenni päevas, aga samas ettevõtlustöö, kuidas sa seda aega jagad? Mis on esimene, mis kalendrisse kirja läheb? Ütlen ausalt, ise ka ei tea, lihtsalt surud ennast tegema neid asju, et ammu on tunne, et ei jõua, ei viitsi, ei taha, tahaks puhata, aga ikka lähed ja teed ja tunnen, et ei ole seda puhkust nagu ära teeninud, mida hullult tahaks, et lihtsalt peadki sundima ennast tegema ja hambad ristis lihtsalt ära tegema oma asjad, midagi muud pääsu pole. Sinu 1 võit on saavutatud K1 liigal, teine võit on Eesti Muay Thai liigal ja 3. võit oli nüüd viimasel Class number 4, mis oli päris keeruline mats. Võit ei tulnud sulle kergelt ja sul oli väike vigastus ka enne, millest sa ei tahtnud varem rääkida, aga kui võit käes oli, siis avasid. Milline nendest kogemustest on see, mis jääb sinuga alati kaasa? Ma arvan, et see esimene ikkagi selline show-üritus Class 4 jääb ikkagi alati elu lõpuni meelde, kus esimest korda lähed, jalutad ringi, rahvas on juba enne matsi algust elab sulle kaasa, et see on esimene suurem võistlus, mis jääb kindlasti elu lõpuni meelde. Kas samal ajal tekitab see ka mingisugust lisapinget, et kui sa lähed K1 liigale või Eesti Muay Thai liigale, see on selline sportlik keskkond, seal pealtvaatajaid on vähe või perekond, lähedased on kaasas, aga siis ühtäkki oled sa just kui rockstar, tuled sealt tagaruumist välja sinu enda valitud muusikaga ja nii edasi. Kas see paneb ka sisemaailmale mingisuguse lisapinge? Jaa, loomulikult. Et lihtne on teeselda, et ärevaks ei tee ja hullud hea on olla, aga tegelikult terve see aeg, kui sa tead oma matsi tulekust, on sul ärevus sees, pinge on laes, enne magama jäämist mõtled selle peale, tööl oled ka ärev, mingid väiksed asjad ajavad rohkem närvi, et siis on seda zen-olekut võib-olla keerulisem hoida, aga tuleb leida ennast tasakaal, kael peab kandma ja tuleb lihtsalt ära teha, pole mingit pääsu. No kuidas see kael kandma panna? Mida sina näiteks teed, kui ongi selline ärev moment, tulevad need muremõtted pähe, ärevustase tõuseb, mis sa ette võtad? Ma üritan ennast vaimselt maha rahustada, ma ei tea, kuidas see täpselt käib, aga see kuidagi õnnestub mul alati, et mõtlen lihtsalt, et ma teen seda juba mitmendat korda, midagi hullu ei juhtu, ma lähen oma asja tegema ja kuidagi vaimselt sisestada endale mingisugused lauseid, mingisuguseid sõnu ja üritan ennast sellega maha rahustada ja see ongi põhimõtteliselt kõik, et lihtsalt see närv ja ärevus on kuni lõpuni sees ja sellega tuleb lihtsalt toime tulla. Julged sa siia lõpetuseks öelda, et võitlussport muudab inimeste elus ja võib-olla isegi võib ka mõne inimese elu päästa? Kohe kindlasti ja et siin ma arvan pole küsimuski, et väga palju on ju igasuguseid UFC staare, kickboksi staare, kellel on väga äge lugu, kes on kuskilt enam-vähem rentslist või joogi pealt tulnud ja lihtsalt hakanud trenni tegema ja siis võitnud ja saanud häid kohti, et kindlasti päästab ja kindlasti muudab see väga palju selle elu. Aitäh sulle!